harrastad alati kõigepealt, enne kui pannakse jalga uisk, peale uisu, enne uskude jalga panemist pannakse alati pähe kiiver. Ja kiivriga on siis, kiivrid on nüüd ka, et ta saab reguleerida siit alt rihmast, ütleme seda liikuvust ja neil on olemas ka taga need need klambrid, et ütleme, kui te panete siia mütsi alla või jaheda milm või kellelgi on pikemad juuksed, siis reguleerige siit tagant. Panete kiivri pähe, reguleerite siit tagant parajaks, tunnete, et on nagu ümber pea, et ta ei loksu. Kui sa pead liigutad, ei tohi nagu loksu ja siis rihm. Siis rihm õuad kinni. Just. Kõrvad jäävad siia vahele ja? Sul on sinna, jah. Kõrvavõngad võtab kaasa. Väga hea. Nii. Ja nüüd üks oluline asi veel, mis on nagu rullluisutamise juures, et istu Elina maa siia, et kui sa Villeriga jooksite, jooksuharjutusi tegite, siis Villar näitas, et seal jooksmas käib päris palju elu, käib päka peal. Et üle päka tõstetakse varva peale, siis rullluisutamises elu käib kas kanna või täistalla peal. Ehk siis selleks, et sa aru saad, mis see on, võta paremale süssi jalast ära. Sa paned niimoodi kohe uisud jalga. Panen. Nii. Anna oma jalga siia. Ehk siis tõuge läbi kanna tähendab seda suru vastu. Ja sa pead tundma sellist asja. Ehk siis, et kui sa jalaga lükkad, sa pead tundma sellist asja, et sa surud seda kanda nagu vastu maad. See on küll imelik. Vaata, see on see harjutus, mis ma tegin seal seda, et kui me tulime siia välja kanna peale. Ja. Ehk siis, et kui sa hakkad niimoodi päkaga tõukama, siis see tõuge kaob ära. See ei ole mingi tõuge. Sest vaata, sul on vaja raskus kanda võrdselt üle 4 rattale. Ja kui sa teed seda läbi kanna või läbi täist alla, siis on see võimalik. Ja. Sest need inimesed, kes sõidavad nii-öelda, mõned saavad ka kuidagi selle päka peal sõitmise kätte ja varba peal, siis seal see esimene ratas kulub eriti jõhkralt. Siis sa tõukadki enda ühe rattaga. Eks ju? Olgu. Ehk siis, et siuke tunne peab olema, et sul on see nagu, sa nagu seda kannaga surud. Sulev. Tegelikult ju peaks rullluisutamas kandma ka kaitsmeid. Jah, siin on nüüd see asi, et meil täna ei ole veel kaitsmeid kaasas, aga kõik noored erid lapsed, kes alustavad, et me nüüd Elinaga hakkame rääkima nagu pidurdamisest ja peatumisest on ju, ja sageli siis on ka rullistel ikkagi juhtub kukkumise, et need kaitsmed aitavad ära hoida neid kukkumise põhivigastusi ja kõikidel algajatel ja rõhutan kõikidel lastel esimesed korrad minnes võiks olla ikkagi, mitte esimesed korrad, vaid ikkagi nagu regulaarselt trennis käies olemas peal põlvekaitsmed kindlasti eraldi ja on ka käekaitsmed. Et sellepärast, et kui nüüd midagi juhtub, siis kõige parem on ette kukkuda ja tavaliselt kukutakse kuidas? Niimoodi. Põlvili, ja ikka. Põlvili kätte peale. Et siis on see, et siis on sul see nagu see esimene nii-öelda nagu laks nagu käes ja võib juhtuda niimoodi, et kukkumine möödub täiesti igasuguste nähtuseta. Kui nüüd see kukkumine toimub nagu tahapoole kuidagi, siis on see ettearvamatu, et siis tasakaal nagu läheb, siis ei tea, sest siis põlvekaitsmed nagu kõrvalite kaitse, siis on enamasti nagu tagumik lõhki. No nii, nüüd meil on uisud jalas, kiiver on peas, Elina on... Nüüd me proovime neid samu harjutusi muru peal. Miks me seda muru peal teeme? Sest siin ei lähe uisud veerema. Kui tasakaal pole algal päris hästi paigas, siis siin uisud püsivad päris hästi kinni. Ja kui me võtame nüüd siit samas selle tule natuke ettepoole, põlvede peal rohkem. No vot nii, et sa ei vajuks siia taha. Tuleme siia nagu, sa võid käed kui rolliks panna ka põlve peale. Nii, vettur lihtsalt siin, lihtsalt natuke vetturud. Kui sa nagu ette kallud, sa pead tundma, et sul nagu uisud natuke toetavad seda klambri peale. Tunned, jah? Siis on nagu see kalle nagu õige. Siis sa tunned, et sul on nagu raskus ees. Nii. Ja nüüd siis teeme seda vetrumissammu ja 1 jalg juurde. Vastu kõrvale. 1 ja jalg juurde. Nii. Tagasi. 1 jalg juurde ja veel kord ja. 1 jalg juurde. Pükki. Jalg juurde. Väga hästi. Nii. Proovime selle sama asja nüüd teha, aga nüüd lühike sammuga siia ette. 1 jalg juurde, raskuskannaga üle ja siit ja 1 jalg juurde ja 1 jalg juurde ja 1 jalg juurde. Näed, hästi tuleb välja, väga tubli. Ehk siis, et põhimõtteliselt see on nüüd seesama see uisutamine. Nii, sageli on küsitud kuidas koha pealt liikuma saada, eriti kui meil tegu algajatega, siis mina soovitaks selleks ühte lihtsat harjutust. See nüüd on nagu täpselt see pidurdamise harjutus, et sa paned selle teise alla siia taha. Nii, lased põlist natuke alla,
kannad keharaskust natukene tahapoole ja nüüd lükkad siit ennast sõitma, saad aru? Ja sa lükkad nagu ennast nagu välja, ehk siis, et seda kasutatakse päris palju, kui on sprindivõistlused, mehed stardivad niimoodi, madalal tasandis kohe pannakse minema.